Lahendame keemia põhikooli 2018. aasta eksamit. Esimene ülesanne, mis keemilist elementi või aatomit on kirjeldatud, kirjuta sobiv nimetus. Kõigepealt küsitakse tuumalaeng 29. Tuumalaeng oli põhimõtteliselt siis mitu prootonit on. Ja siis see on sama ka, mis see aatomnumber nii-öelda. Nii et me peame vaatama, et kus siin on 29. 29 on siin, see on vask. Ehk siis me saame siia panna kirja vask, CO. Siis on 4 elektronkihti, välisel elektronkihil on 7 elektroni. Ehk siis elektronkihtide arv, see oli periood. Ja see 7 elektroni on väliskihil, see oli siis rühm. Ehk meil on vaja midagi, mis on 4. perioodis, aga 7. rühmas. Ehk siis vaatame, siin on 4. periood ja siis 7. rühm on siin. Ehk siis see on broom, on ju. Broom. Siis tuumas on 14 prootonit ja 14 neutronit. No, prootonite arv on lihtsalt sama, mis aatomnumber, nii et me saame selle järgi juba vaadata ära. Ehk siis see on see räni. Räni. Nii, ja liidab naatriumiga reageerides 2 elektroni. Nii et kui me vaatame siis perioodilisusstabelit, et liidab naatriumi aatomiga reageerides 2 elektroni. Kes liidavad 2 elektroni? No, me teame seda reeglit, et kõik need aatomid või molekulid siis, või erinevad need osakesed tahavad saada välisele elektronkihile 8 siis elektroni. Nii et järelikult meil on vaja midagi, millel on 2 vähem kui 8. Ehk siis meil on vaja midagi, millel on siis vastavalt 6 elektroni väliskihis. Ja 6 elektroni väliskihis on kõigil 6. A-rühma elektronitel või nendel elementidel. Nii et põhimõtteliselt siia võiks panna hapniku või väävli või seleeni või midagi sellist. Ma panen ilmselt hapniku. Ja siin on kirjutatud ka nimetus, nii et nad tahavad nagu sõna, sest hapnik on lihtsalt kõige levinum. Teeme teist ülesannet, kirjuta tabelisse, millisest metallist või sulamist on need järgmised esemed ja kirjuta see omadus ka, et miks teda just kasutatakse just seda. Vaatame kõigepealt metallid. Nii, kui meil on kirves, siis kirveid tehakse tavaliselt näiteks terasest. Nii, teras. Või siis võib-olla ka raud, on ju. Et teras on sulam ja siis raud on see metall nii-öelda. Ja miks just terasest või rauast on see, et ta on suht kõva, on ju. Või siis suht tihe, selle kohta saab tegelikult ka öelda, et tal on suur tugevus. Ehk siis võime öelda, et ta on suure kõvadusega. Ja see on oluline on ju sellepärast, et kui sa kirvega midagi lööd, siis sul on oluline, et kirves ei läheks puruks, vaid see puuasi, mida sa lööks, läheks puruks. Siis on joogipurgid. Need üldiselt on alumiiniumist. Ja miks neid tavaliselt alumiiniumist tehakse, on see, et nad on suht kerged, ehk siis neil on väike tihedus, on ju. Nad on ka suhteliselt lihtsasti töödeldavad ja nagu nad ei reageeri mingi veega, on ju, et me ei saaks liitiumist midagi teha, sest kui me paneksime liitiumi ja vee kokku, siis meil tekiks reaktsioon ja siis meil ei oleks võimalik seda jooki seal sees hoida sellest liitiumist purgist, sest liitium kas mingi aurustub õhuga reageerides ära või siis mida läheb põlema või midagi sellist. Ehk siis alumiiniumi juurde võib panna, et ta on mingi suhteliselt vastupidav mingi vee toimele, õhu toimele või et ta on väikese tihedusega või et ta on plastiline või et ta mingi ilmselt võib panna ka, et ta on suht töödeldav. Siis elektrikaabel, siin on halvasti näha, sellepärast et ma muutsin need värvid ära, aga tegelikult see on selline punakas-pruun metall siin, mida nad küsivad ja see on vask. Ja vaske kasutatakse sellepärast, et sellel on väga hea elektrijuhtivus ja ta on võrdlemisi odav ka, kuigi ma ei ole kindel, et see on see omadus, mida nõutakse. Omadus tõenäoliselt oleks see, et ta juhib elektrit hästi. Et nagu põhimõtteliselt kuld juhib ka elektrit suht hästi, aga kuld on rängalt kallis, nii et sellest me juhtmeid teha väga hästi ei saa. Nii et me teeme vasest. Nii, siis 3. ülesanne. Tehakse erinevate reaktsioonidega soolasid
ja siis kirjuta need võrrandid ja tasakaalusta need. Ehk meil reageerivad siin siis nikkel 2 oksiid ja vist lämmastikhappe on ju. Ehk siis üldiselt, mis siin juhtub, on see, et mis värviga ma teen? See osa ja see osa vahetavad nagu kohad ära. Ehk siis meil tekib selline mingisugune nikkel NO3 ja siis meil tekib H2O on ju, sest siin on H ja siin on O. H2O. H2O on sellepärast, et see on vesi on ju. Nii, aga kuidas ma nüüd teadsin siia panna mingisugused need alaindeksid, siin kus juures peab olema 2, on see, et ma vaatan oksidatsiooniastmeid. Hapnikul me üldiselt on -2 on ju. Järelikult niklil peab siin olema 2, sellepärast et kokku see peab tulema 0. Ja niklil on pärast seda reageerimist peab jääma sama oksidatsiooniaste. Vesinikul tavaliselt on oksidatsiooniaste 1 ja kui siin on ainult 1 NO3, siis see tähendab, et järelikult sellel ühendil peab olema siis ka -1 oksidatsiooniaste. Nüüd meil on vaja, et tuleks kokku on ju 0. Ehk siis kui meil on nikkel ja siis tal on see nitraat ühend siin küljes, nitraadil oli see oksidatsiooniaste -1, siis me peame võtma 2 nitraati, et meil kokku tuleks 2 korda -1 on -2, ehk siis -2 ja siin on 2 ja need kokku on 0 on ju. Ja siis veega on samamoodi, on ju, vesinikul on 1, veel on -2, aga meil on 2 vesinikku, nii et me saame 2 korda 1 ehk siis 2, siit me saame -2, see on kokku 0. Nii et see sobib. Ja nüüd me peame tasakaalustama. Tasakaalustamise mõte on see, et mõlemal pool, nii vasakul kui paremal, on siis sama kogus, sama elemendi aatomeid. Ehk siis praegu meil paremal pool võtsime, et meil on 2 seda nitraatühendit. Vasakul pool praegu meil on ainult 1 ja me paneme siia ette 2, et saada 2 nitraat seda ühendit. Nüüd, kui meil siin on 2, siis see tähendab, et me saame ka paremal poole 2 vesinikku, mis on tõsi, meil on siin pool 2 vesinikku. Siis vaatame, kas niklite arv on õige. Nikleid on vasakul pool 1, paremal pool 1, järelikult see sobib. Ja hapnikuid vasakul pool 1, paremal pool 1. Nii et see sobib. Nüüd meil tekkis siin mingi sool ja see on see nikkel ja siis see on see mingi nitraatühend. Nii, nikliga on nüüd selline lugu. Ma võtan perioodilisuustabeli, kus ta meil jäi. Kui me vaatame, et kus see nikkel on, siis nikkel on siin, see tähendab, et ta on B-rühmas, mis tähendab, et tal ei ole püsiv oksidatsiooniaste, et ta oksidatsiooniaste muutub, mis tähendab, et kui me kirjutame mingisugust soola või mingisugust ühendit, näiteks siin on see nikkel 2 oksiid, siis me peame ütlema selle nimes, mis oksidatsiooniaste tal on. Siin me saime välja arvutada, et oksidatsiooniaste on 2 ja me saame kirjutada nikkel, siis 2 ja nüüd me kasutame seda happeaniooni nimetust, mida peab lihtsalt peast teadma ja see on nitraat. Võib-olla üks asi, mis aitab, on see, et on olemas see, kus see nüüd on, see lahustustabel. Ja siin on samuti need happeanionid toodud. Et võib-olla see tuletab meelde, kõik need on happeanionid, nitraat on siin, et kust kohast me neid saime. Et neil lihtsalt nimed tuleb pähe õppida, aga neid ei ole väga palju, neid on alla 10, et see ei ole väga keeruline. Nii, lähme üles tagasi. Nüüd meil on siin mingisugune kaaliumhüdroksiid ja süsihappegaas siis reageerivad. Nii, kaaliumhüdroksiid pluss süsihappegaas. Tõenäoliselt, mis siin juhtub, on see, et meil on siin ju alus ja siin on happeline oksiid. Tõenäoliselt, kuidas nad reageerivad, on jälle see, et tekib mingisugune see happeanion siit sellest tabelist, ma toon selle tegelikult ülespoole. Nii, tekib mingisugune happeanion, mis on mingi süsinikuga happeanion on näiteks CO3. Ehk siis tõenäoliselt tekib kaalium, ma kirjutan selle siia allapoole, sest ülevalpool on natuke kitsas. Ütleme, et see tuleb siia. Tekib kaalium, siis CO3 ja mis meil alles jääb on vesinik, nii et vesinik tõenäoliselt läheb ära. Jah, nii et vesinik. Vesinik lihtainena on tavaliselt koos teise vesinikuga, nii et ta lihtsalt on selline. Nüüd vaatame kaaliumi ja seda karbonaat osa
siis oksüdatsiooniastmeid. Siin on kirjas -2, järelikult tõenäoliselt siia tuleb ka siis selle oksüdatsiooniaste -2. Nüüd kaaliumi oksüdatsiooniaste 1, me teame seda 2 põhjusel. Esiteks sellepärast, et kaalium on esimeses A-rühmas, seda saab vaadata sellest perioodilisuustabelist, mille ma kuskile imeliku kohta mingil põhjusel lennutasin. Tule tagasi. Seda saab siit vaadata. Kaalium on siin, esimene A-rühm. Tema siin siis, tal on esimene A-rühm, esimese A-rühma oksüdatsiooniaste on üldiselt 1. Nii, ehk siis meil on vaja järelikult 2 kaaliumit selleks, et see oleks tasakaalus. Sellepärast, et muidu nende oksüdatsiooniastmed kokku ei tule 0. Ja vesinik peab niikuinii paaris olema. Nii et nüüd tasakaalustamine. Kui me tasakaalustame, siis me tahame, et vasakul ja paremal pool oleks sama palju samade elementide aatomeid. Ehk siis kõigepealt vaatame gaasid. Gaasid paremal pool on 2 tükki, vasakul pool on 1, nii et me peame siia ette panema 2. Nii. Teate, siia tuleb hoopis H2O. Ma eksisin. Nii. Siis vaatame, mis järgmisena on. Siin on CO3, C2O-d, 3 O, CO3 olemas. Nii, siis H2, siit me saame 2 vesinikku, nii et H2 on olemas, ja O, siit me saame 1 O veel, nii et meil on H2O ka olemas. Ehk siis nüüd me tahame sellele nime panna, on see, et kuna kaaliumil on pidev oksüdatsiooniaste või püsiv oksüdatsiooniaste, siis ta on kaalium. Ja siis me peame mõtlema, mis selle happeanioni nimi on. Ta on see samune. Ja see on karbonaat. Ja seda tuleb lihtsalt peast teada. Ehk siis kaaliumkarbonaat.